Tere, head Eesti Olümpiaakadeemia podcasti kuulajad. Selle aasta taliolümpiamängud toimuvad siis Pekingis 4. veebruarist kuni 20. veebruarini ja Pekingis on varem toimunud ka 2008. aasta suveolümpiamängud, seega saab Pekingist esimene linn, mis on korraldanud nii suve kui taliolümpiamänge. Seega igati ajalooline olümpia on meil uksees. Olümpiale on kohale lendamas ka endine tippsuusataja ja praegune suusatreener, ütleks tõeline spordihing Vahur Teppan. Tervist, Vahur! Tervist! No spordihing juba ainuüksi sellepärast, et sa tulid ju siiagi otse suusarajalt ja lähed siit ka otse suusarajale, ma usun. Ei no eks see suusatreener elu on, et kui Eestis on lumi maas, siis puhkepäeva anda või võtta ei ole mitte kuskilt, et ega sai just Peetri kooli lastega seal Tähtveres suusatatud küll, jah. No me räägime tänases podcastis kindlasti nii sinu Hiinas töötamisest, Eesti suusatamisest kui kõigest muust. Ma usun, et kui keegi läheb nüüd näiteks suusarajale, ma ei tea, tunniks või pooleteiseks suusatama ja soovib sellel podcasti kuulata, siis meil on sellist põnevat kuulamist pakkuda küll, sest me näeme ju tegelikult suusarajal üha rohkem neid inimesi, kellel on kõrvaklapid peas. Nad ei kuula mitte muusikat, vaid tõesti mingeid lahedaid podcasti. Et kui tihti sa ise podcasti kuulad ja kas ka suusatades? No ma arvan, et ma olen üks nendest, kes suusarajal ka kuulab podcasti ja avastasin täitsa sel aastal selle tegevuse enda jaoks, et mulle meeldib seal mõned välismaas podcastid suusatajate poolt on minu valikus, aga ei, väga lahe on minu meelest, et täpselt selline vaikne aeg ja saab süveneda ja uusi ideid või mõtteid kuskilt kellegi teiste vaatenurgast kuulata. Ma ise sattusin ka just hiljuti kuulama mingit Devon Kershaw näiteks, üks endine suusataja ka rääkis seal, et neid päris mitmeid on ikkagi, mida ka suusaringkonnale pakkuda, eks? Jaa, minu meelest on väga lahe ja kui on huvitavad külalised saates ja hästi üles ehitatud see podcast, siis on täitsa sisukas kuulamine. No räägime kõigepealt sellest, et sa lähed Hiinasse spordikommentaatorina ja kommenteerid seal siis murdmaasuusatamist. Kindlasti on sul natuke creepy tunne sinna minna ka, et sa ju ei ole mitte Hiina koondise treener seal, vaid hoopis spordikommentaator. Eks ma olin ju 4 aastat olin seal treenerina ja viimane aastane olümpiat olin sunnitud koju naasma, kuna lihtsalt töötingimused läksid liiga keeruliseks, aga selles suhtes on päris kas just creepy, aga teisipidi on päris tore tagasi minna, et kolleegid, kes meil norrakad venelased, kellega koos tööd tegime, et nemadki seal juba kas just igapäevaga üle päeviti helistan neile, küsin, kuidas neil seal läheb ja kas sportlased terved ja kihvt on nagu. Ja ma arvan, ma olen üks ainsaid, kes tegelikult eelmine aasta eurooplastest sai olümpiaradadel juba suusatada ja kui teised olid siin MK-sarjas ja kõik mõtlesid, et mis seal küll olema hakkab ja kuidas need rajad on, siis mina sain tegelikult eelmine aasta mitu nädalat seal sõita ja hiinlastega võistlusi peetud, et minu jaoks täitsa tuttav kant, kuhu minna. Millised need rajad seal siis on, et räägiks võib-olla siis põgusalt, et on need rasked rajad, et on seal suured rasked tõusud või on see pigem selline tehniline rada või kuidas neid nagu hinnata? Füüsiliselt väga nõudlikud, just nimelt tõusunurgad või tõusupikkused on päris arvestatavad, et ikka sellised MK-sarjale ja ütleme sellisele olümpiaradadele kohased, ega viimastel olümpiatel, kes oskab mulle koha nimetada, kus on lihtsad rajad olnud, siis ega seda väga nii-öelda ei ole füüsilises mõttes ja küll tehniliselt väga nõudlikud ei ole. Need on päris laiad ja kurvidega laskumisi sisuliselt üks on pika ringi peal, et midagi tehniliselt tegelikult ei ole, küll aga puhtalt funktsiooni peale, et kui ikka tuleb tõus, siis tuleb seda mitu minutit ikka seal kühveldada ja eks kõige raskemaks teeb veel selle asjaolu, et 1650 meetrit merepinnast, et ise ka sõitsin seal ja ega sükest head lennukust nagu puht selle hapniku õigemini selle kõrgusega merepinnas selle tõttu ei tekinudki nagu. Kuidas seal muidu see kliima on, et kui me meenutame näiteks Vancouveri taliolümpiat, kus Whistleris seal oli ikkagi päris soe ja tegelikult Sotšis oli päris soe ja et kuidas seal on, et kas sellist plusskraadi on ka oodata päris kõva korralikku? No praegu on juba ilusamaks ilmad läinud, et detsember, jaanuar seal kandis, siis ei saakski vist neid olümpiat seal teha, et siis on külm ja tuuline ja praegu neid tuuliseid päevi on veel sees, aga järjest vähemaks, just eile suhtlesin kolleegidega seal, et järjest vähemaks hakkab jääma, et võib loomulikult tekkida, et tuleb -10, -15 ja on tuuline, et siis palju õnne sportlastele, ega saab
päris ebameeldiv olema, et seal on sihuke kõle tugev tuul, kui ikka tuuleiilid sealt mägede vahelt peale keerutavad ja kui ikkagi temperatuuri alla -10 on, siis midagi lihtsalt ei ole ja see õhk on nii kuiv, see lumi muutub niivõrd, kuidas ma ütlen, abrasiivseks või kuivaks ja see libisemine sisuliselt on nagu liiva peal sõidad, kui on sihuke külm ilm. Küll aga eelmine aasta ka veebruari keskpaik oli ikka sisuliselt pea iga päev päikseline, et hommikul -10 nagu mägede värk ja päike tuleb välja, läheks päeva peale ikka plusspoole peale. Et ma pigem arvan, et hakkab järjest rohkem ilusaid ilmi seal nüüd selle veebruarikuu jooksul olema. No palju on siin meedias räägitud ka sellest, et seal võib-olla mingit kõrbe tolmu, mingit liiva võib lennata raja peale, et oli seal seda näha ka, et võib juhtuda, et tõesti tulebki arvestada, et kuidagi sealt suusa alt seda liiva nagu vahepeal ära tõmmata? No eelmine aasta oli ikka päris õudne, et siis veel olid ehitustööd käisid ja neid staadionihooneid kõike kõrval nagu ehitati ka ja küll kaevati ja ekskavaatorid kõike muud, et ja no esimene laskumine oli ikka täitsa valge ei olnud see värv enam, ta oli pruun läbi, mis oli nagu liivast ja kõigest läbi rajamasinatel seal hekseldatud, et sel aastal nüüd on küll info, et on palju puhtam, et kas on, ma ei imesta, kui seal hiinlased kõrval olevad mäed on mingisuguse rohelise võrguga veel katnud, et seda liiva vähem tuleks või äkki, julgen arvata, äkki nad detsembrikuus katsid äkki rajad kinni mingi kattega, et seda liiva sinna nii väga ei seguneks, et ma arvan, et kui nüüd tuuled on juba vaibumas ja enam see probleemiks ei saa, et kui praegu kuulda oli, et rajad on puhtamad, siis eks nad nii jäävad ka. Kuule, aga teeme ju sellise väikse ennustuse ka, et siis kumb saab parema koha olümpiamängudel murdmaasuusatamises, kas hiinlane või eestlane, ehk siis sa oled nüüd väga hästi kursis sellega, millises seisus see Hiina koondis on, oled neid seal treeninud, et on mõni hiinlane võimeline seal, ma ei tea, 15 hulka sõitma või 20 hulka või mis seisus see Hiina koondis on? No ennustada on alati sükene paras loterii loomulikult, aga minu sisetunne ütleb, et hiinlased teevad paremad tulemused kui eestlased, et küll aga nad pole 2 aastat saanud siin, on pidanud kodus olema, pole rahvusvahelist konkurentsi nagu näinud, aga viimati, kui me MK-sarjas olime, siis Wang Chang, üks sprindipoiss, oli tolle hooajal juba 2 korral punkti peal ja uisusprint on tema tugevaim külg nagunii ja on näidanud siin eelsõiduaegu, ma arvan, et tema võimekus lubab sinna 10 siis eelsõiduaega juba näidata, kui tal nüüd see vormiajastus on sel aastal nagu okei olnud. Et uisumeeste sprindis, ma arvan, hiinlased sõidavad oma parimad, õigemini Wang Chang võiks sõita oma parimad tulemused ja tema tase, ma arvan, et minu jaoks ei ole üllatus, kui ta ka poolfinaali jõuab. Selles mõttes, et seni ta on küll MK-sõitudel, kus ta kvalifitseerunud on veerandfinaalides hätta jäänud puhtalt mees-mehe vastu sõidus. Et õnneks Hiina rada niivõrd tehniline enam ei ole ja seal võib-olla õnnestub tal ka sealt veerandfinaalist hea õnne korral edasi saada. Ja mõned Hiina tüdrukut, 4 tüdrukut taset neil on, et täitsa ootaks, kuidas nad teatesõit neil välja tuleb ja kui individuaalselt Hiina naised 30-sse jõuavad, siis mind see üldsegi ei üllata. Kuidas sa ise oma tööga seal rahule jäid seal Hiinas ja kuidas hiinlased üldse teie siis selles rahvusvahelise meeskonnaga nagu rahule jäid? Hiina sportlased üldiselt, ega nad olid pigem ikka väga rahulik, kui me seal esimestel aastatel olime seal MK-sarjas tagapool 10 tüdrukutega ja seal ja 3. tööaastal juba jõudsime 20 piiri peale tüdrukutega, siis mina ütlen päris hea hüppe ja just meil oli rootslane Anders Högberg ja norrakas Suule-Marius Pakk, kellega me 3 aastat seal väga sisukat koostööd tegime, et väga hea klapp tekkis ja sportlased harjusid ära ja see areng oli täitsa kenasti olemas, et see treenimine, kui me nüüd minu tööaasta seal olime ja ainult Hiinas olime, siis oli hästi raske nagu aru saada, et kas su töö ka õiges suunas liigub, sest sul pole lihtsalt tiimiväliseid sportlasi, kellega võrrelda oma arengut, aga muud näitajad ja suusatrenasöör lindi peal sõites seal nende info põhjal oli arengut ka siis, et saab näha, kuidas nüüd need Vene treenerid, kes siin viimaseks aastaks juurde on tulnud, et kuhu poole nemad seda sportlaste vormi kõverat suunanud on.
no olla nii kaua Hiina koondise treener, see on ikka uskumatu väljakutse, et kui suured need kultuurilised erinevused sul seal igapäevaselt nagu olid, selles mõttes, et ma kujutan ette, et sinu jaoks oli see mingil hetkel kindlasti ka raske aeg, aga kus tuli, ma ei tea, loobuda päris paljust ja koduigatsus oli suur ja motivatsioon oli vahepeal võib-olla mitte 100% või vastupidi, nautisid sa seda aega seal 100% kogu aeg? No, väljakutseid oli, kui mitte iga päev, siis iga nädal oli alati mingisugused üllatused, et üldjuhul see sportliku treeningu pool, ega seal midagi keerulist ei olnud, et sportlastega selle võib-olla aasta-2 läks kohanemiseks, et nemad aru saaksid, mida meie neilt ootame ja eks nemad on harjunud seal ainult käsukorras asju tegema ja kõik peab väga punktuaalselt ette kirjutatud olema, et Euroopas ja siin Skandinaavia stiilis on just hästi palju jäetakse sportlase tunnetusliku poole peale, et sportlane ise peab teatud otsuseid oskama teha ja julgema teha, et hiinlastega läks see aeg, paar hooaega läks, et nad seda mõistma hakkaksid, et pigem tõrked ja kultuuriline erinevus tuli tiimi juhtkonna ja sellisest poliittasandilt, et seal need ootused ja need nõuded, mis nagu sealtpoolt sportlastele peale pannakse, on midagi, mida ma arvan, et Euroopas ja ütleme meie kultuuriringkond ei mõista ja aru ei saa, et see oli midagi, millega Norra treenerid, ma arvan, ei kohanenudki või ütleme, kes seal pigem pidi päris paindlik olema, et mõista, miks nad selliseid otsuseid ja tihtipeale sportlastele vaenulikke asju seal teevad, et see tuleb lihtsalt nende poliitstruktuuris, kuidas see kogu riigi korraldus on üles ehitatud, et seal sportlastel väga midagi öelda ei ole, et tuleb täita käsku ja seda tehakse. Kas seal oli nii ka, et öeldi, et nii mehed, et 4 aasta pärast on olümpia, et me tahame nüüd medaleid saada? Ei, algusest peale jah, mida kaugemal see olümpia oli, seda suuremad või oli ikka selge medali jutt, et ega teistmoodi nagu ei saa ja neil olid väga huvitavad projektid seal, ega Hiina olümpiakomitee poolt või võeti ju 4-5 aastat enne olümpiat võeti ju 400-500 noort, sõeluti neist paremad välja, saadeti mitmeks aastaks Soome, Norra treenima ja jutt käib noortest 15-16 vanust tol ajal, kes ei olnud nagu lund ega suuski näinudki ja reaalselt 2 poissi nendest sellest selektsioonist jõuab nüüd ka olümpiale reaalselt võistlema. Et alguses, kui me kuulsime ja meie juhendada oli alati nagu Murdmaa rahvuskoondis, kellega ma maailma karikaid sõitsime, et kõrvalt vaatasime, et mis need poisikesed siin 4 aastat jäänud aga funktsioon oli neil nagu selles hea, et hapniku tarbimine kõigil 80+ seal ja 2 poissi täitsa huvitav saab näha, et kuidas neil see olümpiadebüüt nüüd välja tuleb, et reaalsus on see, et nad kõrgesse mängu päris ei sekku seal Bolšunovide ja nendega, et aga ma arvan, et Eesti poistega jaksavad nad madisseda kohe kindlasti seal koduradadel. Ma mäletan, siin räägiti Henri Roosist, ühest meie, siis tuli ju Eesti meistriks Henri Roos sel aastal, eks, ja öeldi, et tal ei ole see nii-öelda maksimaalne hapnikutarbimisvõime väga kõrge, et ma kujutan ette, et Hiina koondises seda vist ei saakski, sest seal mingitele parameetritele ta vastaks, eks? Ega sa palju mööda ei ütle tegelikult, et ega meilgi oli seal sportlasi suusatajaid, kes olid juba nii-öelda eluaeg suusatanud ja ega praagiti välja ka ja just selle mõttega, et ei nähtud perspektiivi just seal olümpiaradadel tulemust teha, et õnneks kaks USA-poissi, Wang Chang ja Zhang Jinjai, nemad õnneks valiti olümpiakoondisesse ka, et Wang Chang siis hea sprindipoiss ja Jinjai on hea klassikadistantsi sõitma, et nii-öelda Hiina koondise avavahetust võib-olla teatesõidus, et on niisugune hea miks neil, et 2 USA-poissi ja kaks nii-öelda uut tegijat, kes nüüd alles õppisid suusatama. Hästi uskumatu, et kui iga päev nagu vaatad siin suusaradadel nende noorte treeninguid, siis tegelikult ju öeldakse, et mida varem sa ikkagi alustad, et seal 6-7-selt peab kindlasti alustama, et muidu sa saad ikkagi selle esimese hea koordinatsiooni ja kõiki, pärast on palju lihtsam õpetada seda noorteks. Et kuidas siis sellist, ma ei tea, 15-aastaselt alustada, et see on ikka täitsa uskumatu, eks? Mina ütlen, et ei pea 6-7-selt alustama, et 6-7-selt peaks loomulikult liikumisega ja igasuguste erinevate spordialadega kohe kindlasti alustama veel varemgi. 4-5-selt ega see liikumine ja õues käimine peab olema väiksest peale sees, et
pigem vanuseni kuni 10 minu silmis võib igasuguste spordialadega tegeleda, aga see valiku võikski seal vanuses 12-13 või seal, kui see hakkab kujunema, on täitsa piisav, aga tõesti see eeldab, et selles suhtes on sul õigus, et kui sa 15-aastaseni pole üldse suuski näinud, tõepoolest siis nagu päris sihukest head tunnetust, sa pead tõeline sihukene hea koordinatsiooniga, hea talendikas spordi mõttes olema, et siis sa võib-olla korjad selle suusa sujuvusega üles, aga kui sa oled näiteks tõsimeeli nagu Henri Roos oli, mängis jalgpalli ja saab nii-öelda suusa baasteadmised varakult selgeks, ega sa ei pea nagu suusatrenni poiss olema, et sinust suusataja võiks saada, et piisab, kui seal vanuses 12-13 võib-olla otsustad, et kuule, et äge, suusatamine, hakkame nüüd tõsiselt tegema. Ma arvan, et sellest piisab. Ja üldse ma vaatan, et jalgpall on üldse ka näiteks Rene Tsahkna mängib ju päris kõval tasemel jalgpalli ja ega seal Otepääl teie suusapoisid seal, ma ei tea, Kein Einastid ja kes sealt kõik olid, mängisid ka nendes päris kõvades liigades, et ei olnud nii kehvad jalgpallurid midagi, eks? Eks ma isegi vanuses 5 läksin jalkatrennigi ja vanuseni 10 ma jalgpalli mängisingi, et see on täitsa nagu normaalne, et siin lihtsalt ongi, et kui jalgpallis on seda tõesti valikut palju, siis ega suurem osa jääb jalgpalli mängima, aga samas kui mõni näeb, et vastupidavusvõimekus on hea, siis miks mitte proovida ka teisi alasid, et ega Henri näitel on hea näide ja ega norrakate suusatalent Johannes Kläbo on ju ka vägagi jalgpalli suunisega ja mängib siiamaani, kui ma ei eksi, hobitasemel loomulikult, aga noores põlves ma arvan on väga mõistlik, et teha erinevaid spordialasid. Kui vanalt sa ise nii-öelda suusad alla panid, et kas isa pani kohe peale seda, kui sa sündisid, pani suusad alla, et teil see suusapisik on ju tegelikult peres, kõikidel pereliikmetel algusest peale päris kõva? No mina mäletan, kui nüüd, eks need suusad jõudsid alla võib-olla vanuses 3-4 ka juba, aga seda ma mäletan, kui oli Albertvilli olümpia aasta 92 ja kui me vennaga seal telekas vaatasime ära, kuidas isa võistles seal olümpial, siis läksime seal Tartus Nõva tänaval paneelmajade taha, panime endal ka suusad jalga ja sõitsime seal, püüdsid seda nii-öelda jalalt jalale temporanti imiteerida seal paneelmajade vahel, et siis vanuses 6-7 tuli kohmakad suusaliigutused tulid välja küll, aga siin mõnda vana videogi vaadata, et ega need olid päris algelised liigutused. Et vanuses 10 hakkasime rohkem nagu suusatrenne tegema. Kui nüüd korraks tagasi tulla selle Hiina juurde, siis Kein Einaste rääkis hiljuti selles suusa podcastis, kuidas ta sattus Šveitsi koondise treeneriks, et kuidas sina üldse Hiinasse tööle sattusid, et ma saan aru, et see Eesti koondise endisel sprindikoondise treeneril Björn Kristiansenil oli ka seal oma roll ja nii edasi, eks? No tundub, et Björni roll on päris suur ka muudes valikutes, ega tegelikult hiinlased otsisidki endale peatreeneri Norrast ja norrakate hulgast osutuski Björn Kristiansen ise valituks ja tegelikult Björn oligi hiinlaste juures esimene peatreener nüüd selle olümpiaks valmistumisel, et seal varasemal ajal 2005-2006-2007 on neil Rootsi treenerid ka olnud varasemalt, et siis oli mingisugune auk sees välistreeneritest ja oli see nüüd aasta 2017 just, kui enne Pyeongchangi olümpiat Björn nagu liitus ja siis tal oli abitreenerit vaja, kuna tema ei olnud ka nõus 24/7 hiinaste juures olema, siis tegelikult tahtsid ka Keini omale abitreeneriks saada, aga Kein oli oma naisega olid Rootsis ja rootslased panid põhimõtteliselt ütlesid Keinile, et sa ei lähe sinna, et me tuleme lennujaamas, seisame ise, hoiame sind kinni, et hiinlaste juurde sa ei lähe, et see ei ole mõistlik valik nii-öelda. Ja siis Björn helistas mulle, et kuule, tule sina vaata ja sealt tegelikult ma Björni abitreenerina nii-öelda esimest aastat nii-öelda liitusingi sellega. Ja sealt edasi mina jäin 4 aastaks, Björnil 1 aastast oli küll ja üle aru, et tema hiinlastega kembeldara kauem ei jaksanud. Aga millega nad siis, ütleme, ära võluvad, et on nad siis löövad nii-öelda suure rahapaki lauale, ütlevad, et tule meile treeneriks või ei ole see raha seal esmatähtis? Ei, eks raha nad ikka oskavad maksta, et palk on selles mõttes väga okei, et ega suusatreenerid kuskil mujal vaevalt selles rahalises mõistes midagi enamat, aga minul oli ka väga põnev üldse nagu Keinilgi Šveitsi minnes on ikkagi see, et ega rahvuskoondise tasemel neid treeneri kohta siin väga palju ju saadaval ei olegi, et kui sul on ikkagi võimalus minna ja proovida
proovida kätt nii-öelda just koondise tasemel ja MK-sarjas, siis mind võlus ka see teadmine, et saab kogemusi nii-öelda. No sa nägid vahepeal ikkagi oma naist ja last ainult videokõnedes, et selles mõttes oli ka väga raskeid aegu, eks, et kui ei oleks seda koroonaviiruse, ma ei tea, lainet tulnud, kas oleks täna ikkagi veel Hiina koondise treener? Jah, ma arvan, et siis ma oleks kohe kindlasti olnud olümpiani välja, et ega esimesed 3 hooaega oli ikkagi lihtsam enne kui see koroona meil siin peale tuli, et siis oli ikkagi töö käis Soomes või Norras vastavalt sellele, kus need ettevalmistuslaagrid valiti ja suvel mõnel korral tuli ainult Hiinas käia, et ikkagi käisime siin paari nädalaste vahedega Norra või Soome vahet ja treenerite vahel olid töögraafik ära tehtud, et said olla 2-3 nädalat tööl ja teine 2 nädalat said ka kodus olla, et see viimane 4. aasta, kui oli koroona see lockdown ja hiinlased istusid Hiinas, et siis töötsükkel venis poole aasta pikkuseks, et pool aastat koju ei saanud ja siis oli küll arusaamine, et võt sellisel moel jätkata ei ole minul võimalik ja kuna hiinlased ei olnud ka teiste alternatiivsete pakkumistega seal üldsegi nõus, et nende jaoks oligi vaja, et treener tuleks ja olekski nendega seal kogu hooaeg Hiinas, et siis mina lihtsalt ei suutnud jätkata. No ilmselt seal kohapeal tuleb nüüd päris palju teste teha, et pead arvestama, et iga päev tuleb võib-olla seal neid kiirteste ja asju teha mitu korda päevaseks, et ei no eks see teadmine on jah, et seal vist kõigil tehakse iga päev see test, et see on see kõige väiksem mure selle juures, et pigem minul on, kui ma nüüd lähen kommentaatorina sinna, et kui ma 3 nädalat nüüd seal olen, et tahaks suusatama ka saada, et mind just huvitab, kas meedia akrediteeringuga inimestele ka võimaldatakse mõned ajaaknad suusarajal käia ja seda olusid nii-öelda koha pealt näha katsuda, et see oleks nagu põnev, et kui peab ainult hotellitoa ja kommenteerimiskabiini vahelt käima, siis ta võib päris sinusugusel päris raske, kes on harjunud iga päev olema tundide kaupa suuskadel. Jah, et kui siin eile sai 5 tundi järjest Paide lastega suusarajal oldud, siis 24/7 jälle puuris olla on raske tõesti. No kui juba vaatasin sinu nii-öelda Facebooki lehelt ka seda Paide videot, siis ma mõtlesin, et no kui juba Paides on nii vinged rajad, tehakse ikka vinget, juba kutsutakse suusabusse kohale ja asju, siis Eestis suusatamine ei ole üldse halvas seisus, eks, et tegelikult me oleme jõudnud olukorda, kus meil see suusatamine on populaarne ja inimesed suusatavad. No väga populaarne, et kui me tegime selle suusaliiduga nüüd selle kampaania 100 suusatundi, no selle nädala jooksul käis üle 1000 inimese, käis juhendatud suusatundides, kus me tasuta treeneritega tegime nii-öelda selle kingituse ja seda huvi oli isegi küll ja veel, et lahe on näha, et ka Hiiumaal on kunstlumerajad, Läänemaal on kunstlumeradade võimekus olemas, seesama Paide, kus ma käisin, rajameister rääkis, et järgmisel aastal neil on seal pumpla olemas ja teevad juba kunstlund ja mis muudab nii-öelda suusatamise kättesaadavaks ka nii-öelda nendel kehva lumega aastatel, eks tänavu on ju superlume aasta ja möödunud aasta oli ka hea, aga me ju teame eestlastena väga hästi, et 2 heale aastale võib mõni kehvem aasta ka tulla, aga kui terviseradadel tõepoolest on ka kunstlume võimekus olemas, see annab selle järjepidevuse ja inimestele väga meeldib, et ega suuskade peal mäest alla tuhiseda, see on ju vägev feeling tegelikult. Absoluutselt, no kui vaadata nüüd Eesti koondist, mis siis Pekingi olümpiale läheb, mis sa arvad, millised meie šansid üldse on, kui need murdmaasuusatajad ette lugeda siin Aveli Uustalu, Keidi Kaasiku ja Kaidi Kaasiku ja Mariel-Meri Pulles või miks mitte mehed, et Alvar Johannes Alev, Henri Roos, Marko Kilp, Martin Himma. Kui seda meeskonda ja naiskonda vaadata, et millised need meie šansid oleks? Murdmaas me poodiumit ära ei võta, see on ilmselge, et siin murdmaasuusatamine paraku on selline, et ega kübarates neid jänkusid suusarajal välja ei tõmba, et kui sul ikka eelnevalt pole sihukest levelit näidanud, siis ega see niimoodi ei sünni, aga kõige tähtsam, et tüdrukud on ju, olgem ausad, päris noored ja kui nemad suudaksid oma seni parimad tiitlivõistluste sõidud või üldse sihukese hea positiivse feelingu saada ja tekiks tunne, et on võimalik kõrgemale ronida ja annaks motivatsiooni juurde see olümpia neile. See oleks nagu kõige tähtsam, et neil on kohe kindlasti järgmised 4-8 aastat võimalik
nii-öelda järgneval 2 olümpial veel käia, kui neil vaid motivatsiooni ja tahet on, et pigem mina vaataks nagu selle suuna pealt, et ma ei nimetaks kindlasti seda olümpiaturismiks selles mõttes, et kui sul on ikkagi stardis seal, keegi peab 30 ja keegi peab 40 ja 50 ka olema, et nii see paraku on, et kõik sinna poodiumile ei mahu, et küsimus ongi, et kus sa selles oma arenguteel nagu oled, et kui sa oled ikkagi edaspidi ka ülesse poole nihkumas, siis on see olümpia väga õigel kohal ja arengus väga vajalik ja meeste koha pealt ka, et ega Alvar Johannes Alev on nüüd väga kihvti ja märgatava arenguhüppe teinud, just kui me vaatame kas või tema Davosi maailmakarika etappi, kus ta seal 15 kilomeetrit uisus oli seal 40 piirimail ja tegelikult Kalle Halfarssonid ja Rootsi koondisele parimatega seal sisuliselt samad sammu käis ja selgelt nagu parematel positsioonidel, kui ta üldse eales varem on olnud ja Norras treenimine tal viimased paar aastat on väga hästi mõjunud ja mina ootaks, et kui tal suudaks oma hooaja vormi tippu hästi ajastada ja terve püsida, mis on kõige tähtsam, et nad keegi ei haigestuks seal, siis mina ei oleks üllatunud, kui keegi poistest ka esi-30 hulka sõidab, mis on, ma arvan, selle koosseisu mõttes väga märgiline number oleks isegi. Huvitav, kas näiteks Martin Himma ja Alvar Johannes Alev võiks ka siin kõige pikemal distantsil miks mitte sõita seal 30 hulka? Tõepoolest, miks mitte, et ega see sõltubki, et kuidas see sportlik vorm neil seal Hiinas on ja kuidas nad kohanevad, neid muutujaid on muidugi palju, et nagu sa ütlesid seal, see liivane lumi, mida seda liiva ka kõik on seal ja kõigi jaoks on need keskkond on ikkagi uus, et sõita 30 hulka pead olema sul väga hästi õnnestunud suuskade valik, määrde valik, kivilifi valik. Ma tean, et Eesti koondisel on võimalus koos Vene koondisega kiviliffi seal Sergei Lupuhhiniga koostöös teha, et selles suhtes see annab nagu sihukese hea enesekindluse ka, et sellega ma loodan, et mahajäämust ei teki, et loomulikult tuleb valida seal, kas meil on ka piisavalt suusapaare, et leida konkreetselt nüüd selle Hiina lume jaoks sobiv kombinatsioon, et ega see ei ole vähetähtis, et sul peab konkurentsivõimeline varustus seal olema. No siin olümpia kohata jäänud Kaarel Kasper Kõrge tegelikult ütles, et kuidagi tema oli nagu natuke solvunud, et ta sealt välja jäi. Kas sulle tundub, et see meeskond, kes nüüd sinna kohale lendab, et meil lendab nagu parim meeskond, et või jäi siin midagi kripeldama selle Kõrge koha pealt? Ei no, fakt on see, et ega 4 kohta ainult Eesti sai ja keegi jääb alati välja, et hetke kehtestatud statuudi põhjal lihtsalt need 4 olidki, kes kvalifitseerusid, et seal oli maailmakarikal ju keegi 30 sisse tulemust ei näidanud ja selle viimase Eesti meistrivõistluste võitja osutus nagu Eesti-sisestel võistlustel selleks määravaks ja järgnevalt valiti seal, kes on maailmakarikal esimese 45 hulka sõitnud ja oli järgmise 3 meest nii-öelda koondises ja varasemate maailmakarika tulemuste põhjal see valdavalt nii-öelda otsus tehti ja nii paraku on. Et kui valitud mehed näitavad hooaja parimat minekut, loomulikult, ega millegi alusel tuleb valida ja ega nii see paraku on. Üks lõbus vahejuhtum oli seal ka, et tegelikult Henri Roos ju 19 aastat vanade suuskadega tuli Eesti meistriks, et ma tean, et Aivar Rehemaa kunagi näitas ka oma aasta 2000 Fischeri mudelit, millega ta sõitis siin sulailmaga äkki Tartu maratonil päris hea koha välja, et tegelikult neid retrosuuski on välja võetud küll teinekord ja libisevad hästi, eks võib-olla peaks sinna ka mõne kaasa võtma sellise paari? No kindlasti võiks, kui seal ma arvan, et see Hiina olud on hästi sarnased võib-olla 2002 aasta olümpiamängude Salt Lake City Soldier Hollow radadega, kus oli ka kõrguses ja kuiv selline kliima nii-öelda, et võib-olla kui seal Jaak Moel sellest ajast midagi head ka alles on, ta võiks kindlasti Henrile need loodetavasti kaasa saatis, et kui seal õige kivilihv ka alla teha ja ma arvan, et kindlasti libisevad, et klassikasuuskade hulgas on see tõenäosus suurem, et seal sellist see konstruktsioon ja mis on ka 20 aastat tagasi seal tehti, et ega niivõrd palju võib-olla muutunud ei ole, et uisusuuskade areng on küll nüüd
on kiiremini edasiminekut teinud ja ega väga sagedasti vanade paaridega sõitjad enam maailmakarikasarjas ei näe, et sisuliselt viimastel 5 aastal on küll iga uus mudel läheb kohe nii-öelda käiku ja on need suusatootjad päris häid arenguhüppeid näidanud. Kas sa näed, et siin suusatamises ja üldse suuskades ja kogu selles määrdes ja selles on mingi tohutu arengu hüppe veel võimalik või on see tehnoloogia juba nii kaugele arenenud, et ega siin nagu mingit meeletut hüppet enam teha ei olegi võimalik või mis sa arvad sellest? No Fischeri 3D mudel on juba nii-öelda ajalugu, et siin sellel olümpial, kui on juba heelium mudel, et ma nüüd ei ole uuring, kas tõesti on heelium suusa sees, mis muudab seda juba nii-öelda kergemaks või nii-öelda, aga mudeli nimi igatahes selline on. Ehk siis põhimõtteliselt kergemaks saab ikka alati teha, et midagi annab veel välja mõelda võib-olla. Eks kergemaks grammi võrra, ma usun, et ikka saab, aga seal põhjamaterjal kindlasti ja mis on nagu suusamaailmas on hetkel ju kõneainet kindlasti tekitab, on see suusamäärete tehnoloogia, et ega enam ei lubata ju seda teatud tüüpi flooriühendid enam kasutada ja kuhu suunas see nüüd minemas on, et see on süükene vägagi suur küsimärk, et isegi kui siin nii-öelda, see ei ole nüüd suusatajate vastu kehtestatud reegel, pigem on üleüldine tööstustel keelatud teatud ainete ühendite kasutamine ja see lihtsalt, kuna suusamäärde firmad kasutasid ju seda flooriühendeid seal, siis kõige suurem probleem on, kuidas seda testida, et ega kui sa ei suuda tagada, et kas on kasutatud või ei ole, siis on päris õrn jää, mille peal seal hetkel nagu kõnnitakse. Jah, et tegelikult su enda isa ju ka ütles siin ühes suusa podcastis, et on suusamäärded on võib-olla see teema, kust võiks leida mingisugust arenguvarianti veel, aga kui sa mõtled ka nende distantside peale, mis seal olümpiamängudel praegu on, et kas näiteks suusakross võiks kunagi jõuda olümpiale või ma ei tea 100 meetri sprint või mingi, ma ei tea, mees pluss naine, mingi teotesõit või on siin veel nagu võimalik ka mingisuguseid eriti ägedaid ja just publiku jaoks nagu huvitavaid distantse välja mõelda? Kindlasti, ma arvan, et kindlasti on võimalik ja kes ütleb, et ei võiks näiteks 50 kilomeetri tollel sõidul olla ka mingisugused mini-mogulid või mis iganes sees, et ega oleks ju põnev, aga siin ongi küsimus, et kas suured suusariigid ja FIS-i juhtkond on ikkagi see, kes seda ju saab ja suudab nagu suunata, et kuhu suunas see nagu minemas on, et väga paljudele suusafännidele ikkagi pika maratoni ühistardiks muutumine on ikkagi vastukarv olnud, et telemõttes on võib-olla seda siin sul lihtsam jälgida, aga isegi hea meelega vaataksin pigem 50 kilomeetrit individuaalstardist ja kus sa näed vaheaja punkte ja nii nagu ta paarkümmend aastat mäletame Salt Lake Cityski sõideti ju niimoodi 50 kilomeetrit veel ja üks põnevamaid sõite oli, et ega teatud otsuseid mina isiklikus mõttes ka ju heaks otseselt ei kiida, et ega muutust on vaja ja ega murdmaasuusatamine talialade vaadatavuselt just esikolmikus seal ei tüüri, et võib-olla tõesti lähiaastatel millegiga peab Rahvusvaheline Suusaliit kindlasti välja tulema. Just, et kui vaadata näiteks ka laskesuusatamist ja kahevõistlus, siis seal on nagu uuendusi nagu isegi rohkem tulnud sisse ja selliseid konservatiivseid lähenemisi nagu murdmaasuusatamises on nagu vähem, et tegelikult kui sa nüüd vaatad Kristjan Ilvese sõitmist, kes siis just nädalavahetusel lausa 3 distantsi järjest, tal oli niimoodi, et reede, laupäev, pühapäev, 3 päev järjest tuli võistlus. Kui sa vaatad tema tehnikat, ta väidab, et ta seal Norras on ikka väga kõvasti oma uisutehnikat saanud paremaks, et jääb see sulle ka praegu silma, et ta on ikkagi selgelt liigub nagu paremini ka tehniliselt, kui ta aastaid tagasi seda tegi? Kindlasti ja tema tehnika puhul näha on, et kehakorsett on sitkem ja see asendsuuskadel on nagu paigas, et selles suhtes on edasiminek küll ja selles suhtes ma olen üsna kindel, et sama areng ongi ka Alvar Johannes Alev teinud, et olles Norras, sõites seal igapäevaselt, iga intensiivne treening, mis sa teed kaaslastega, kes on nii-öelda tasemelt sinust palju paremad, see viib ka sind lõpuks nagu edasi, et sa pead jutumärkides huntidega koos ulguma, et nendega nii-öelda kambas olla, et mina kiidan nende valikuid, selles suhtes julgeid valikuid heaks, et nähes, et Eestis ei ole seda võib-olla just sparringut nii palju, on nad otsustanud, et me teeme seda Norras ja on leidnud võimaluse endale, et minu silmis vägagi tervitatav.
Lisaks Kristjan Ilvesele, kes ütles, et ta seal Norras oma tehnikat palju paremaks sai, tuli ju siia laskesuusakoondise uus peatreener, kes siis hakkas ka kohe esimese asjana meie laskesuusakoondislaste suusatehnikat lihvima. Et kas see on nagu selline asi, mis paneb natuke häirekella tööle, mõtled, et võiks tegelikult võib-olla siis seda uisutehnikat siin ka meie treeneritele rohkem kuidagi, võib-olla tuleks hoopis meie treenerid saata kuskile Norrasse koolitusele ja õpetada neile selgeks, et kuidas nad saaksid meid juba varajasest noorusest seda õigeid samme õpetada? No eks iga hea koolitus ja ega ta mööda külge maha ei jookse, aga ega seda tehnikat nii-öelda üle ka tähtsustada selles mõttes ei saa, et ega keegi ju, kui me vaatame, siin oli ka Justina Kovaltšik, ega ta väga ei hiilanud oma tehnilise sooritusega, aga näed esikohti ja poodiumi kohti võttis Kamaluga, et ega see tehnika ju määrab sinna lõppresultaadist võib-olla maksimaalselt seal 10%, et loomulikult ta peab optimaalne olema, aga murdmaasuusatamise ja ka seal peatlonis ju tehnika eest nagu mingit stiilipunkte ei anta ja küsimus ongi, et igaüks peab leidma enda jaoks selle oma kehatüübile ka optimaalse siukse lahendi, et kui sa loomulikult biomehaaniliselt ja füüsikaseadustele midagi vastupidiselt töötad oma suusatehnikaga, siis see sulle nagu juurde midagi ei anna, aga esmatähtis on ikkagi, et su funktsionaalne võimekus oleks ikkagi hea, et sa üldse nii-öelda suudaksid nii-öelda teistega seal koos kaasa liikuda. No kui korraks vaadata veel Eesti meistrivõistlusi, siis Tatjana Mannimaa teatavasti tuli ju 42-aastaselt Eesti meistriks, et mida see näitab, et tegelikult ma mäletan, et Vahur Teppan ise ka ju mõned aastad tagasi siin osales Eesti meistrivõistlustel ja mis kohas, kas sa hõbemedali said äkki või? Jah, aga minu arust 2 aastat tagasi ma olin 34 aastat vana ja sain tõesti hõbeda, aga ei 42 ja olla heas vormis, et ega pigem see näitabki, et Tatjana on väga hästi suutnud hoida, ega ta vähe liikuv ei ole, ta teeb trenni ka, et loomulikult mitte tipptasemel, aga kui sa oled ikkagi baasvõimekuse teatud mõttes nagu saavutanud, seal ei olegi, sul ei ole selliseid koormusi enam vaja, et näiteks 95% oma varasemast võimekusest realiseerida, et ega minagi tunnen, et paar kuud tõsisemalt teha, et siis ma 90% oma kunagisest tasemest 95 kindlasti ei ole üldse probleem nagu päris kiiresti saavutada, et see mind nagu väga isegi ei üllatunud, et ta ju paar aastat tagasi veel maratonisarjades ja ta on ju pole aastat talve olnud, kus ta poleks nii väga võistelnud, et ja kui ma ei eksi, siis soomlastel on samuti üks väga ka Tatjanast vanem suusataja, kes siin koondise uksele koputab senigi. Et ei see väga üllatav selles suhtes ei ole ja kui ma ei eksi, siis prantslastel Jean-Marc Gaillard on äkki ka 40 pluss mees ja ka Prantsuse koondist sel aastalgi MK-sarjas esindanud, et ega Tatjana ei ole ainus näide. Just, ja ma tahtsingi Tatjana kohta võib-olla veel küsida ainult seda, et ta ütles seal ühes intervjuus Eesti Televisioonile, et vanasti treeniti hullu moodi ja täna treenitakse natuke vähem, et kas see vastab selles mõttes tõele, et see treeningmetoodika on natuke muutunud ja toona, kui teie treenisite siin veel mõned aastad tagasi, siis võib-olla trenni tehti natuke rohkem, aga samas seda, nagu ka osad suusatreenerid on ju öelnud, need kuldsed sõnad, et olümpiavõitjaks ei tule mitte see, kes kõige rohkem trenni teeb, vaid see, kes oskab kõige õigemini puhata, et palju see treeningmetoodika on ikkagi aastatega nagu muutunud? No ega siin Hiina koondisega ka treenisime, ega treenida tulebki palju ja küsimus ongi, et sa saad alati treenida nii palju, kui palju sa oled nii-öelda aasta varem treeninud, ega sa ei saa hüpata 500 treeningtunni juurest pläuhti 700 peale või sealt edasi 1000 peale, et siis seda arengut ei tule, et ma olen enam kui kindel, et ka tänased suusatipud treenivad väga palju ja ega ei usu, et on tänapäeval Bolšunov seal tipus või Ivo Niskan, et nad treenivad vähem kui 10-20 aastat tagasi, et pigem on sportlasi, kes näiteks, kellele võib-olla piisab aastasest võib-olla 700 treeningtunnist 600, Finnhagen Kroon, üks Norra sprinter olnud, kes minu teada nii palju ei vajanud neid treeningtunde ja samas oli kõrval Sundby, kes tegi võib-olla 1000 pluss või Marit Björgen, et ega see on vägagi individuaalne ja usun, et Johaugi mootor, Therese Johaugil kannatab treenida väga palju, et siin ongi see mure, võib-olla Tatjana ütlebki, et võib-olla tänase päeval meie tüdrukud, kes olümpial on minemas, nad ei ole veel jõudnud sinna astmeni, et võib-olla nii palju treenida.
kui nad nüüd on järjepidevad ja samm-sammult liiguvad, et ma tahangi öelda, et võib-olla 4 aasta pärast neil on võimekus palju-palju suurem ja jäetakse Tatjana võib-olla minut ja rohkemgi sinna juba suusarajal maha. Et see on minu lootus. Väga palju hakkab ju peale tegelikult ka sellest meie nii-öelda kandepinnast, et kuidas meil neid noori on, et sul on võib-olla praegu hea võrrelda just Hiinaga selles mõttes, et kui seal saadetakse ikkagi, ma ei tea, 1000 noored, tead, perspektiivikad noored niimoodi ja sõelutakse välja neid parimaid, siis meil tegelikult ju seda ei ole Eestis, et meil on ikkagi mõned üksikud sellega võrreldes, aga ometi me suudame ikkagi sammusuguseid tulemusi välja sööta, et mis see siis on, meie eestlane on ikkagi suusarahvas, me suudame kuidagi selle väikse kandepinna pealt ikkagi need mõned head tegijad välja leida. Ega tõesti Hiinas see projekt on käsukorras ja ega see ju jätkusuutlik niimoodi ei ole ja ega hiinlastel vastupidavas spordis ei ole üldse väga, nimeta mulle mõni suurem tulemus, mis nad üldse vastupidavas spordis on nii väga teinud, et pigem käsukorras vastupidav sporti on väga keeruline teha, olgu see suusatamine või jalgrattasport või miskit muud, et Eestis on tõesti, see kandepind ülemäära suur ka ei ole, et ma arvan, et kogu Hiina peale kokku on seal sama palju noori kui meil, et me räägime siin noortesarjas, meil on 300-400-500 noort, kes käivad võistlustel, et ega võib-olla isegi oleme natuke suurem kui Hiina selles mõttes, et seal on üksikud provintsid, kus neid tegeletakse, et need suusaklubid, mis Eestis on, need teevad lihtsalt väga head tööd nende noortega, kes meil üldse nagu suusatrenni nagu satuvad, et kui nüüd suusa algharidust ka rohkem pakkuda ja tekitada huvi suusatamise vastu, siis ma arvan, et ka suusatreeningutele satub rohkem noori ja ka sealt tõenäosus suureneb, et keegi üksik jõuab ka väga, väga kõrgete tulemusteni, et väga, väga oluline on lihtsalt meil hetkel pigem meil ongi, meie peame ära lahendama, kuidas vanuses 16+ neid noori suusaklubi ja koondise tasemel paremini treenima hakata, et see on tegelikult see koht, mis võib-olla meil hetkel kõige paremini praegusel ajal välja ei tule. Kuidas sa arvad, et me oleme praegu hakkama saanud selles olukorras, kus alles hiljuti olid ju need jubedad dopingulood ja kas see suusaliidu juhatus ka, kes praegu nüüd tööl on see nüüd selline jätkusuutlik ja töövõimeline meeskond kokku saadud ja asjad lähevad paremaks? Ei töövõimet on, aga ega ajad tõesti nii-öelda lihtsad ju pole olnud, et kui me vaatame siin, mis juhtus Seefeldis ja nii edasi, et ega see usk just nimelt selle suusa tippspordi osapoole pealt ei ole just ju kõrvaltvaatajal just väga suur ei ole nii-öelda. Et müts maha nende ees, kes on oma tööd ja ka suusaklubid ja vankumatult edasi teinud ja teevadki ja väga õiges suunas teevad, et eks aeg näitab, tööpõld on väga suur, et ega ilma finantsita tippsport ei tee nagunii ja taastada nüüd usk ka sponsorite ees ja tuua uuesti ka raha ja usku nii-öelda sellesse tegevusse, see võtab aega. Aga lumised talved, olgu see tänavune või eelmise aasta talv, et see annab selles suhtes nagu helgust, et kui lumi on olemas, siis suusasport Eestis küll kuhugile hääbumas ja suremas ei ole, et lumi on kõige alus ikkagi. Ma mäletan, et omal ajal oli niisugune noortesari nagu ETV Visu Fortuna Lotto, eks, et isegi oled seal 100 korda võistelnud, eks. Mina olen sündinud 1982 ja minuga ühe aasta mehed olid seal Aivar Rehemaa ja Kaspar Kokk ja Peeter Kümmel ja ma ei tea, Siim Toim ja seal väga palju mehi oli tegelikult, kes väga palju nendest ei saanud suusatajaid. Ja toona mulle tundus, et kuidagi me oleme täpselt selles seisus, et selline kandepind nagu hakkaks nagu tekkima. Ja tegelikult sellest 82. aasta meeskonnast saigi üksjagu inimesi sai sinna, Aivar Rehemast sai juunioride maailmameister, eks, et üksjagu ikkagi sai meist sinna ka. Kas sulle tundub, et toona oli see kandepind nagu laiem ja oli suurem see suusa noorte hulk, kes sellega tegeles, või praegu oleme me ikkagi nii palju professionaalsemad, et praegu on isegi võib-olla lihtsam leida neid häid talente üles sealt? Mina arvan, et see kandepind on vägagi sarnane, et tänavusel päeval selle sarja nimi on Alexela noortesari ja see on 27 hooaega vägagi hästi toiminud, aastast 1995 see alustati ja mina käisin kõik need aastad, sõitsin selle kogu noortesarja ka läbi ja see 22. aastakäik on vaata, et kõige üks viljakamaid olnud tõesti, nagu sa need nimed ette nimetasid, kes ka koondise tasemele ja olümpiamängudele välja on jõudnud ja sõitnud, et mis ei tähenda minu silmis praegu, kui me võtame seal vanuserühmad 12, 14, 16,
ma arvan, et täitsa sama talendikaid mehi ja tüdrukuid on sealt samuti välja tulemas, et võtame kas või siin noormeeste 16 vanuserühmas Toni Andree Saarepuu, Anti Saarepuu poeg, kes käis just nüüd Põhjamaade noorte meistrivõistlustel 2 aastat vanemate poiste vastu esikümne kohti sõidab välja, et ja selles vanuses veel, ma ütlen, 2 aastat vanematega seda sõita, see näitab väga suurt potentsiaali, et nüüd on meie väga oluline koht, et kuidas nende talendikate noortega, mis arenemiskeskkonna me suudame neile pakkuda ja kuidas seda arengut nii-öelda edasi viia siit vanusest 16 kuni vanuseni näiteks 22, et järgnevad 6 aastat, et see peab väga kvaliteetselt tagatud olema ja see meie ülesanne koos suusatreeneritega on see kõigepealt välja mõelda ja siis ka tagada, et see nii läheks. Kusjuures Anti Saarepuu oli, ma mäletan ka, tema äkki oli 1 aasta 2 minust noorem ja siis ta sõitis ka ikka, ta oli ülekaalukalt, ta võitis kõiki seal ETV Visu Fortuna lotos äkki minutiga või ikka väga hull talent oli ta tegelikult noorena. Mitte keegi talle vastu ei saanud nendel võistlustel ja vot tol hetkel ma mõtlesin ka, et kuidas nüüd Anti Saarepuu see jätk võiks olla, et kas ta peaks nüüd minema Norrasse, ma ei tea, või Saksamaal või kuhugi, kus tehakse temast siis öelda see olümpiavõitja. Et see on vist see kõige tähtsam hetk, et okei, noorteklassis me suudame nüüd 16-aastaselt, et kuidas mis see next step oleks, eks see on nagu kõige tähtsam küsimus praegu. See võrdlus, mis sa tõid oligi, Anti oligi supertalent juba noorena ja oli ta ju vanuses 16, ka Paavo Raudsepa võitis seal Eesti meistrikatel ja tuli vist Eesti meistriks lausa, et selliseid mehi väga tihti ei näe, küll aga mis on nüüd teine oli, et sel ajal sinul ja Anti Saarepuud ja Aivar Rehemad ja neil olid ju väga suured eeskujud ees, et Veerpalu Maja olid maailmas sel ajal just tippu jõudnud ja medaleid võtmas, et see siht ja usk oli tegelikult väga suur just nimelt noortes, et kui sa vaatad praegu sama vanasid noori, siis just siseriiklikult meil ei ole ju suuri eeskujusid suusatamises, kelle poole nii väga vaadata, et pigem see teeb selle olukorra nagu hetke noorte jaoks nagu hästi raskeks, et pigem tulebki vaadata Kläbosid ja kedagi muud ja ega siht ja suund peab olema ikkagi tippu, et selles vanuses, et kuidas seda usku nagu hoida ja pigem minu nägemus ongi, et kuna meil ei ole nii-öelda esikümne ja poodiumisõitjaid tänase päeva Eestis, et võib-olla ongi hea idee, mis üles visata, et võib-olla tulebki Norras laagrites käia ja proovida treenida just kas või omaealiste parimatega ja koos nendega, kellel on need siseriiklikud eeskujud, et see selline entusiasm ja inglise keeles see sõna mindset, see kandub ka nii-öelda edasi grupisiseselt, et tegelikult võib-olla tulekski leida sinnapoole neid lahendusi. Kes su enda võib-olla sellised, ma ei tea, unistuste sellised eeskujud olid noorena, et olid need mingid Kundesvaanid või Björn Täälid või hiljem, kas siis, kui juba Peter Northug ja nüüd Kläbo sõidavad, et on nemad ka sulle nagu sellised toredad nagu eeskujud endiselt? Minule noore poisina mulle meeldis väga Veegar Tulvang, et Björn Tääli juba siis 90-ndal võitis juba rohkem, aga mulle oli ikkagi kuidagi Ulvang sümpatiseeris ja ma mäletan, et ma olin päris noor, kui Veegar Tulvangi autobiograafia on isegi eesti keelde tõlgitud ja ma mitu korda lugesingi seda läbi ja kuidagi väga läks nagu hinge ja hiljem, eks Nortugi on lihtsalt äge olnud nagu jälgida ja see, mis suusatajad, kes suudavad nagu revolutsiooni tuua ja kuidagi teises valguses hakata seda asja nagu suunama, et Nortug tegi ikkagi väga suure pöörde ja kõik see sprindidistantside tulek oli ikkagi see ju, mis natuke seda murdmaasuusatamist korralikult raputas ja ka seda suusatehnikat ja see suusavõistluste üldse see kiirus, millega sõidetakse tänapäeval võistlusi on ju ikkagi märkimisväärselt suurem, mis ta varem olid ja radade ettevalmistus ja kõik, et see kõik on suusasporti muutnud ja nüüd, mis Kläbo omakorda selle raputuse edasiarenduse on teinud ja kui nüüd omakorda tuleb Aleksander Terentev selle aasta Kuusama MK-etapil ja teeb Kläbole Kläbot, kui sa seda sõitu nägid. kui muidu ülesmäge Kläbo jookseb teistel eest ära, aga nüüd ühtäkki tuleb mees, kes jookseb omakorda Kläbole eest ära, et seda on päris äge vaadata, et ei saa kindlasti neid piire kuigi paika panna, et nüüd olemegi
nüüd olemegi nagu selle tippkiirused ja siuksed arengu nagu saavutanud, mina arvan, et suusatamine suudab päris palju veel pakkuda. No siin Kein Einasto ütles oma podcastis, et temal jäi võimete piir saavutamata, et kuidas sinul tunne on, et ta tegelikult ikkagi elu viis sind ka vahepeal Kanadasse ja seal 2008 ka Canmori MK-etapi klassikasprindi 19. koht oli kindlasti asi, millega võib rahul olla, eks elus, ja ma mäletan Stockholmi MK-s see klassikasprint oli ka, mille tulemus oli päris rahulduspakkuv, et kas sa suutsid ennast nagu realiseerida sportlasena? Eks minulgi hästi sarnaselt Keiniga olid ikkagi lüngad samamoodi sees, et käisime ju koos ülikoolis Keini kehakultuuris, mina lausa IT-d õppimas siin Tartu Ülikoolis ja selle kõrvalt veel tegid sporti ja arvasid, et oled väga kõva sportlane, et minu õnn oli, et mul avanes võimalus ja sinna Alaskale ülikooli 8 aastaks minna, saime Henri Soomiga mõlemad ülikooli stipendiumi ja saime õppima ja suusavõistkonnas mina tegin väga kõva arenguhüppe ja ka tänu sellele, et hakkasin reaalselt 2 kord päevas, tekkis võimalus ka treenida nii-öelda sügisperioodil ja talvel ja väga hea arengu tegin, aga kindlasti läks siin Tartu kandis liiga kaua ka seda aastaid kaduma nii-öelda, et see areng oleks võinud palju varem tegelikult tekkida, et hetke noortele oskaks võib-olla paremaid variante ja valikuid soovitada, et kes ikkagi tippsporti teha tahab, et on paremaid keskkondi tõesti otsida nii-öelda tänapäeva maailmas. Mis sinu võib-olla selline soovitus tänastele tippsportlastele või siis tulevastele tippsportlastele on, et näiteks Kristjan Ilves ütles väga konkreetselt ära, et väga suuri pingeid endale peale panna tegelikult ei tohi, et kui sa lähed juba, ma ei tea, olümpial võistlema, sa pead oma treeningute nii-öelda selle keskmise niivõrd heaks viima, et sa lähedki sinna võistlema pingevabalt, teed oma treeningute selle tavalise ära, kui sa mõtled, et nüüd sa lähed ajad ennast hullult vormi ja nüüd sa lähed treeningutelt ja lähed võistlustele nagu hullu panema, et siis tihtipeale see läheb veel täitsa pekki see võistlus. Eks selle hullu panekul, ega seal sa ei saa ju hullu väga üle oma varju sa ei hüppa ja Kristjan minu eest väga õigesti ütleb, et ega sul see keskmine tase peabki hea olema ja kui sa selle oledki seal kõrges mängus, see annabki selle enesekindluse, mille pealt ka võistlema minna, et kui sa nüüd tõesti oled seal, sõidad kohtade 40-50 ja nüüd lähed ootustega, et nüüd ma pean 30 hulka sõitma, siis pigem eks sa panedki vaimselt endale ebamäärase pinge peale ja tihtipeale see ei juhtu, et pigem tulebki peeglisse vaadata, mõelda, et miks ma sõidan 40-50 kohtade peal ja leida need reservid ja need kohad üles, et mida teevad teised paremini, et järelikult on kas treeningreserve asju paremini teha ja kui loodus on sulle andnud selle talendikuse vastupidav spordis kõrgele jõuda, siis ega ühel päeval järjepideva treeninguga see paratamatult avaldub, et ega talendikust peab olema ja see on tegelikult tippspordis ju kõige alus, et kui sulle loodus pole seda talendikust andnud, siis ega palja töökusega päris poodiumile sa kohe kindlasti ei jõua, et sul peab olema midagi, mis sind sinnani nagu viib ka looduse poolt. Ja lõpetuseks ütle siis võib-olla midagi sellist julgustavat ka meile harrastajatele, kes me iga päev käime suusatamas. Mina siin iga päev ikka paar tundi üritan suusarajal olla, et su vend Jaak Teppan ju treenib ka suusahulle ja minusuguseid suusahulle on Eestis palju, et milline see sinu sõnum oleks, et võtta nii-öelda sellest talvest ja sellest lumest ikka maksimumeks? No mina ütlen, et võtke sellest õues oldud ajast maksimum, et ärge rahmeldage, et sõitke, suusatage ja tempos, kus te suudate ka see asja nagu tegevust nagu nautida ja võib-olla looduse ilugi nautida, et liigset rahmeldamist ma kindlasti ei soovita, et minge käige tihti suusarajal ja valige lahe tempo, kus sa saad sõbraga juttu ajada ja tõesti üheskoos seda tegevust nautida, et Eestimaa talv on suurepärane, et selles suhtes võtke maksimum sellest talvest just. Aitäh sulle siin podcastis osalemast ja jõudu sulle seal Pekingis. Aitüma. Aitäh kõikidele kuulamast ja kohtumiseni.